see näitus räägib ema ja tütre suhtest. Ja nagu näituse pealkirigi viitab, et see suhe ei ole ühepoolne, vaid on vastastikune ja see nagu kõik lähedased suhted, et see vormib ja kujundab meid selliseks, kes me oleme. Ja nii ka siis ema ja tütre suhe. Ja näitusega soovisimegi näidata, et see suhe võib olla hästi kerge, ta võib ka olla aeg-ajalt keeruline. Ta on kindlasti mitmetahuline, dünaamiline ja ajas muutub. See näitus, see algpunkt on kunstiteadlane Reet Varblase 2012. aastal kureeritud näitus Ema ja tütar siinsamas kunstimaja suures saalis. Ja kui Reet lahkus peaaegu 2 aastat tagasi, siis see juhtus ikkagi suhteliselt äkki ja tal jäid paljud tööd ja ideed pooleli. Ja meil Liisiga oli, ütleme, ikkagi kohe päris tugev tunne, et me tahaksime Reeda ideedega jätkata ja edasi töötada. Ja me oleme mõlemad lisaks sellele, et me oleme tütred, meil on ka endal tütred, nii et see teema oli ka meie jaoks väga isiklik. Et ühest küljest pühendada see näitus talle, kutsuda ka mõned kunstnikud, kes toona sellel näitusel osalesid täna siia ja täpselt nagu Ullagi ütles, et kuna me oleme mõlemad ka tütarteemad, siis me igatpidi tunnetasime neid õigeid märke ja kontakte sellega. Kuna näitus on pühendatud Reedale, on siin kunstnikke, kellel on seos temaga, kuid isegi olulisem on see, et oleme valinud kunstnikud, kelle jaoks see teema on hästi isiklik ja lähedane ja kes on selle teemaga ka varem tegelenud ja selle peale mõelnud. Peamiselt on siin näitusel väga sellised materiaalsed teosed, et üht või teistpidi, isegi kui on neid kujutatud fotodel, siis see teema on esemeline. Et see materiaalsus ja esemelisus on siin väga läbiv teema. Mina arvan, et näituse külastajaid võiks näitus panna mõtlema iseenda lähedaste suhete peale ja nende olulisuse peale. Ja ma arvan, et see näitus kindlasti pakub äratundmisrõõmu ja pigem selliseid helgeid emotsioone, kuigi meil on ka väga selliseid nukrameelseid hetki siin, siis pigem domineerima võiks jääda selline headus. Ja lähedus. Lähedus.